ma isegi tihtipeale ei mõtle sellest kui rõivast, et rõivas on lihtsalt see väljund, et minu jaoks kõige olulisem rõivaste juures, mille ma ise teen või mis minu juurest välja lähevad, on see, et see tooks välja inimese kõige paremad küljed. Et kui ma olen suutnud teha inimesele selga sellise rõiva, millega ta tunneb ennast paremini kui tavarõivas või paremini selles hetkes, kuhu ta läheb sellega ja see annab talle jõudu, sest et see on kõik tema järgi tehtud, ta peaks ennast tundma just kui tal ei olegi riideid seljas, et see on nii mugav ja räägib kaasa tema iseloomule, siis see on nagu minu jaoks kõige olulisem kogu selle rõivaste tegemise juures, et see oleks justkui teine nahk tal seljas. Viimane aasta olen ma teinud ka väikese liini, mida ma toodan ja see liin on tekkinud 10 aasta jooksul. Need rõivad, mida on tellitud ülikonna juurde, see on selline ülikonda toetav liin ja see ongi natukene nagu teistpidi, et kui tihtipeale on see, et tuleb disaineril mõte, ta toodab näidiskollektsioonid ja hakkab seda müüma ja turundama ja vaatab, mis sealt nagu toimib, siis minul on olnud nii, et aastaid on mingisugused mudelid, mida inimesed on soovinud. Osa tooteid, mida ma nüüd alles see aasta hakkasin tootma, on käinud minu rõivastega koos juba 10 aastat. Mu rõivaste detailid on sisse ehitatud ja see tähendab seda, et ma üldjuhul mulle ei meeldi, kui on detailid peale õmmeldud, sest see ei ole enam disainimine minu jaoks, vaid see on illustreerimine. Ja siis ma olen ehitanud sisse endale selliseid erinevaid detaile, mis võib-olla iseloomustavad mind, mis ei ole väga silmapaistvad, eriti ülikonna ja meeste puhul, siis Eesti mehed on edevad. Ülikonda ei saa teha ilma kireta, sest et see on liiga palju tööd. Kõige rohkem, kõige keerulisem, mis on nagu ajaga tekkinud, miks nagu ei ole väga noori rätsepaid ja miks milleni ma olen jõudnud alles nüüd. Mõtlesin alati noore, et tahaks olla hästi noor rätsep, aga see tulebki 10 aastaga see kogemus ja kui ma räägin kogemusest, siis lihtsalt see tunne, see sisetunne, et kas see on õige või mitte ja ma nüüdseks usaldan ennast 100%, kui ma võib-olla 5 aastat tagasi veel kahtlesin, et kas ma tegin õige otsuse, siis nüüd ma olen jõudnud sinna võib-olla professionaalsele levelile, kus ma otsustan asjad ära ja ma olen endas kindel, et see on jube hea tunne. Hästi aeglane kulgemine ja ma olen seda elus hoidnud just sellepärast, et mulle väga meeldib seda teha. Ja ta tuleb täpselt siis, kui ta tuleb. Mõnikord ta ei ole meil tellimusi 6 kuud ja siis järsku tuleb 4 ja siis sa pead emotsionaalselt ennast kokku võtma ja kõikide nende inimestega looma selle suhte. Et see kõik on natuke nagu psühholoogia. Et rõivas on lihtsalt see, mis sealt lõpuks välja tuleb, et inimeste selline suhestumine inimestega, et hästi aeglane, emotsionaalne ja keeruline protsess, mida ma naudin. Mind inspireerib võib-olla ülikonna hing, sellepärast et temasse on pandud nii palju tööd kätega, teda on nii palju töödeldud, ta ei ole lihtsalt kokku õmmeldud ja tikitud üle või kuidagi käsitsi kinnitatud mingid ääred, vaid ta on pressitud vormi, see kangas on juba enne selle õmbluse alustust pressitud inimese kujuga, kes seda kannab ja temasse on pandud justkui hing, selle inimese hing, kes seda hakkab kandma, seega see on nii tore vaadata, kuidas see lõpuks kõik ühte sulab.